oleme kinni püüdnud väga tähtsa mehe, kunagise Keila abilinnapea, hetkel volikogu liikme ja ka Riigikogu liikme Timo Suslovi. Keilas on toimumas väga palju põnevaid asju, kopad on maas, kogu aeg käib arendus, ehitus. Keilal läheb ju hästi. Jaa, Keilal läheb tõesti hästi, et ma arvan, et selline 10 aasta perioodis, kui me tagasi mõtleme, siis me saame aru, kui palju tegelikult on Keila muutunud. Muutunud on tervisrajad, muutuvad veelgi. Tänased lähimad perioodil muutub ka lauluväljaku ümbrus. Meil on vabariigi suurim kool, meil on korralik tervisekeskus, meil on korralik taristu ja sinna kõike veel muud juurde. Ja samamoodi ka tuleb uus keskus Keilasse, mis on juba väga kaua aega oodatud. Ehk et tegelikult need arengud on väga-väga suured ja ma arvan, et linnarahvas näeb ka tegelikult väga positiivselt, et ka kogu selline tööstuspark avab ennast tegelikult ka linnarahvale. Me saame aru, et betoonmüürid nihkuvad edasi, ärilinnak tuleb rohkem tavainimesele linnapilti. Mis endast kujutab? Ma arvan, et see tegelikult sümboliseerib mitte sellepärast, et üks objekt tuleb juurde, vaid tegelikult Keilasse on kõik ärid oodatud. Tööstus avab ennast, tööstus näitab, et tegelikult on võimalik täiesti, me oleme ju Keila kesklinnas, on võimalik tegelikult oma ettevõtlust arendada ja ma arvan, et Keila linn ainult tere tulemast Keila linna kõik ettevõtted, kes vähegi oodatud on.